Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere kallid tennisesõbrad, on möödas üks igavesti põnev ja võib-olla isegi skandaalne tennisepäev. Meie alustame oma juttudega loomulikult Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi matšidest US Openil, aga kindlasti puudutame ka teemat, mis kogu maailmas hetkel kirgi kütab, on siis Novak Djokovic'i eemaldamine 4. ringis Pablo Carreno Busta vastu. Esimese seti lõpus lõi siis, tahtis pallidest taskus vabaneda, aga ühest vabanes liiga hoogsasti ja tabas joonekohtuniku kõrisse ja eemaldati ta turniirilt. Aga kõigepealt Anett Kontaveidist, kes täna varajastel hommikutundidel kell 6 kuskil see mäng hakkas, pidi hakkama ka 4, aga natuke läks pikemaks nagu ikka. Ja kaotas siis Naomi Osakale paraku tund ja 13 minutit kestnud matši 3-6, 4-6. Võtame tänase päeva kokku Riho Kalluse ja Alo Ojassaluga. Tere teile! Tere! Tervist! Olite öö läbi üleval või vahepeal saite sõba silmale ka? Paar tundi und tuli kuskilt. Ja ma mõtlesin ka, et ma lähen magan, aga ega ma väga ei maganud ausalt öeldes. Vaatasin iga poole tunni tagant live score'i ja ootasin Anetti mängu ja siis tulid veel muud põnevad olukorrad peale, nii et see on vahele jäänud, jah. Aga räägime Anetti mängust. Alo, ma küsin sult, miks Anett ei saa Naomi Osakast jagu? 4-0 seis. Selles suhtes lihtne vastus oleks, et vastane on parem. See oleks nagu kõige lihtsam vastus, et eile siin Ants Põldu helistas mulle ka, et ütles, et mis oleks need võiduvõtme valemid, aga ega ei olekski väga palju, oleks pidanud lihtsalt jumalat paluma, et Osakale ei õnnestu esimene serv. Sealt esimene serv, tegelikult terves mängus Anetil ei teinud mingisugust šanssu Osaka servist, polnud isegi kuskilt kinni hakata. Ja pluss Anetil ei olnud endal kuigi hea servipäev. Et ma neid statistilisi numbreid ei ole vaatanud, aga see oli silmaga näha, et ta üle poole ei saanud väga olla ja teisest servist jäi nii suure surve alla, et teine lihtsalt lööb kõvemini. See on nii lihtne. Pluss mõningad olukorrad, kus võrgu pealt, võrgu lähedalt natukene halvasti lahendas olukordi ja need olid suhteliselt tähtsad punktid. Ja sinna see läkski. Ega see eelmine mäng oli Anett praktiliselt 100% kasutas olukordi ja Osaka mängis mitte kõige õnnestumalt. See turniir on Osaka näitanud hoopis teise klassist mängu ja seal ei ole Anetil vastu rohtu. Kuigi just tegelikult huvitav oli see, et kihlveokontorites olid need numbrid natuke nüüd tasakaalus, et Anetil oli seal 2 milliga, Osakal 1, et võrreldes eelmise nädala, kus oli minu arust 1 ja 4 need numbrid, et tegelikult oodati Anetist natuke rohkem kui Cincinnati turniiril. Eks see eelmine mäng andis selleks põhjuse, et 7-5 otsustavas ikkagi tõenäoliselt need kihlveokontori numbrid tõusevad ja ega seal palju poleks vaja olnud. Osakal lihtsalt natukene mitte nii hea päev ja Anett suudab oma tempot hoida ja need numbrid oleks võinud vastupidi olla. Riho, mis sulle silma jäi? Minule tekitas kohe muret see esimene servi game, kui Anett alustas oma servi game'iga, võitis loosi ja valis servi. Et siis mulle tundus, et natuke juba, et midagi teda häirib, et kas see oli siis see, et seal teisel pool võrku on kindlasti Naomi Osaka loomulikult, aga võib-olla ka mingisugused muud tegurid. Vaadates seda turniiri ju, Naomi Osaka oli ju kõik need varasemad ringid vist 4 mängust 3 oli vist mänginud õhtusessioonil ja Anett on mänginud kõik mängud hommikul, et võib-olla ka mängijal on väga raske niimoodi vastu ööd minna platsile esimest korda, et sa oled mingis teatavas rutiinis juba sees ja pead nii hilja mängima. Aga jah, et kõik hakkas pihta, ma olen Alaga nõus, kõik hakkas pihta tal enda servist ja just servil oli see servi, esimese servi protsent oli, ma ei oska peast praegu öelda, mis ta oli, 59, jah, aga just õnnetu oli võib-olla see, et tal olid sellised servivead, mis olid nagu suured servivead, just selline võrgupuhja vead. Ja seda enam oli surve nagu teise servil hästi palju, et see teine serv jäi teinekord pehmeks ja Osaka tuli ja kohe karistas sealt, et see oli võtmeküsimus kindlasti. Loomulikult siis tegelikult ka esimese seti lõpus 5-3 oli jälle ebaõnnestunud servi game ja teises setis ju, täpselt nagu Alo ütles, vastase servist varianti ei olnud ja Anetti serv tegelikult kogu aeg rippus seal väga-väga
õhus, et ta küll sai sinna 4-4-ni ja päästis veel 5 matšpalli ju seal 4-5 pealt või 6 isegi vist, jah. 5 matši peal, et kuidagi matšpallil suutis väga hästi servida aga see selleks, et ma olen nõus, et tegelikult ikkagi vastane oli parem ja selleks, et Osakat võita, peab Anetil väga hea päev olema kindlasti kahtlemata ja vastasel võib-olla mitte nii hea päev, et Naomi Osaka on väga suur favoriit ka seda karikat üldse pea kohal tõstmas seal turniiril, et ma arvan, et nii see võib väga vabalt ka minna. No statistikale veel otsa vaadates siis väga hästi on näha, et Osaka servid polnud kohe üldse rünnatavad, et esimese servi tõrjepunktid Anetil 16%, teise servi tõrjepunktid 15%, et Osaka oli klass omaette. Servigeimidel kindlasti, et ütleme, et kui kuidagi Anett selle palli mängu sai, siis tegelikult ega pildis nüüd väga suurt vahet ei olnudki. Oli, aga mitte väga suur. Aga ega seal ainuke taktika oleks olnud Anetile, mis taktika, ega ta lihtsalt pusida kaitsta ja loota, et 5., 6., 7. palliga Osaka teeb vea. Nii ta tihti on olnud ja 2 eelmises mängus tegelikult Kostjuk suutis seda teises setis, aga samas isegi need 2 mängu, mis Osakal on 3 setis olnud, on esimene 3. set väga kindlad olnud, et mäng on täiesti kontrolli all olnud. Jah, ja ma vaatasin ka näidati seal ju mängu pikim ralli. 10 lööki, jah. Et see räägib ka üht-teist. Et vastane oli väga valus. Ja muidugi veel kord kordan, Osaka mängis selle turniiri, huvi pärast, kuna nad Anetiga mängisid ja Anetiga nüüd pidid kokku minema, siis vaatasin kõiki tema mänge ja ma arvan, et suhteliselt oma parima mängu mängis Osaka ja seal ei ole Anetil vastu. Ta ütles ka ise, et arvab, et see oli tema selle aasta parim mäng. Ma olen nõus, ja oli küll. Mängueelses intervjuus ju ka tüdruk ütles, et sa lähed nüüd uuesti Aneti vastu, et mida peaks parandama, ütles, et kindlasti tahaks oma suhtumist parandada, et tuletas seda eelmist matši meelde. Ja absoluutselt täiesti kõikumatult kogu mäng mängis. Jah, ei olnud ühtegi sellist auku, nagu eelmist mängus ikkagi oli, et see olekski olnud Aneti ainukene, et Osaka kuskil läheb tujust ära, nii nagu Kostjuki vastu see teine set oli mingisugused väiksed momendid, väiksed mõõnad, aga isegi siis oleks raske olnud uskuda, ilusam oleks olnud 3-setine mäng. Jah, ütleme muidugi kripeldama jäi see, et seda 5-5 oleks tahtnud vähemalt näha, et selle oleks võinud ära näha, aga see muidugi ei tähenda ka veel midagi, et sealt oleks, ei tea. Nagu eelmise Cincinnati turniiril nägime, et need kõikumisi pärast seda, kui Osakal ei sujunud kõik hästi, ikkagi oli, et oleks saanud, ma arvan, et Anetil oleks 3. ikka šanssi olnud. Nojah, see kõik sõltub, kuidas set minema läheb ja need on kõik sellised asjad, et mida ette ei tea, see olukord peab kõigepealt tekkima. Täna oli ikkagi niimoodi, et Osakal olid algusest peale asjad kontrolli all. Ma usun, et ta tundis ennast nii hästi oma servil. Ma ei tea täpselt, minu arvates Anet breakpallini ei jõudnud. Ei jõudnud. Seal vist isegi kas tasamäng oli, aga võib-olla ükskord oli. Aga huvitav oleks kindlasti, kui Anet ära magab, kuulata Aneti kommentaare, et ma olen päris kindel, et ta oma esitusega rahule ei jäänud, et midagi ei olnud kõige parem esitus. Ei olnud kindlasti kõige parem esitus. Eile mõtlesime, et ainukene võimalus on Aneti, ütleme võrreldes selle turniiriga ei olnud parem esitus, aga ka mitte halb. Ma veel kord kordan kõik 3 mängu, mis Anet tegelikult peale koroonat on kaotanud. Tegelikult on kõik head mängud olnud. Et 2 korda Osakale ja 1 kord finaal. Ma siia torkan vahele, et Aneti kommentaari meil ilmselt ei ole lootuski saada, sest Eesti ajakirjanikud jäeti täna pika ninaga kahjuks, et see WhatsAppi süsteem, teavitussüsteem lendas neil mingi hetk uppi ja siis kui avastasime, oli juba Anet oma kommentaarid ära jaganud seal mingis väikses ruumis, et saime ainult Osaka transkriptsioonile käpata. Kurb, jah. Aga loodame, et teeb Facebookis mingi avaldus, et tore oleks ju lugeda, kas või nii-öelda oma kirjutatud kommentaari. Aga rääkides teistest mängudest, siis alustas ju turniiri vägagi hästi, et esimene mäng küll 3-setiline võit Collinsi üle, aga edasi Giovanni pistis kotti 6-4, 6-1 ja Magdalinet, tundus, et tal oli ikka mingi vigastus või midagi tõsisemat, aga 6-3, 6-2, need numbrid, see Aneti seeria tegelikult sel aastal peale koroonapausi on olnud ju võimas. On küll. Ja head esitused ja
isegi see Collinsiga 3 setti, noh, tegelikult asjad olid kontrolli all, ütleme. Noh, mul isiklikult ei tekkinud üheski 3 mängus ühtegi, vaatamata selle ebakindlused mingis kas 3. mängu alguses ja nii edasi, aga noh, tegelikult oli Anetil kontrolli alla asjad ja ta oli kindlasti kõigis nendes 3 mängus parem mängija väljakul. Aga noh, Osaka jaoks jõudu ei jätkunud. No Anett räägib ka ise peaaegu igas intervjuus, et ta tunneb ka ise edasiminekut igas elemendis, aga no maailma top 10 vastu, mis on see element, millest jääb veel puudu? Noh, Eurospordi kommentaatoril oli eile üks hea lause, et Anett on tõestanud kindlasti, et ta on maailma 20 mängija. Nüüd ta peab enda käest küsima, et kas tal on sisu ja asja maailma 10-sse minna. Et seal on kindlasti väga palju muid asju ka, et on seal maailma 10 hulgas olnud märksa puhttehnilise, füüsiliselt palju nõrgemaid mängijaid kui Anett ja seal on see mingi selline väike asi, et noh, esiteks peab õnne olema, loomulikult mingisugusel suurel turniiril kuskil läbi astuda ja noh, vastavalt sellega ka siis hakata tulevikus paigutusi saama, et Osaka-sugused mängijad ei tuleks 16 hulgas vastu. Ja mina arvan, et see juhtub. See on kuskil siit enesekindluse asiseks. Muus osas, noh, mina ei tea, füüsiline on teinud hobusehüppe, või ma ei tea, kuidas öeldakse. Vist mitte hobusehüppe, aga noh. Hobune hüppab ka kõrgelt. Jah, aga kõik, noh, natukene võib-olla on serv vahest kõikuv väheke, mida ta täna ei olnud kõige parem, natukene võrgu juurest punktide lahendamise, see on jäänud ikkagi nõrgaks kohaks kuidagi ebakindlalt ja tihti vastased loevad seda ette. Aga muus osast on teinud väga suure sammu peale seda eelmise aasta viirushaigust ja mina olen küll optimistlik, et ma arvan suhteliselt lähiajal nüüd 3-4 kuuga meil on veel 2 Grand Slami, noh, ma loodan, et on. Et me näeme veel väga palju ilusaid mänge. Riho, oled nõus, et Anett ja Nigel on teinud ikka supertööd selle koroona ajal, olgugi, et distantsid on võib-olla suured olnud? Jah, mulle võib-olla, kui sa näed neid mänge niimoodi koha pealt ja lähedalt, kuidas ta mängib, mul tuleb meelde, kui ta mängis Tallinnas Osakaga mängu, et see oli minu jaoks nagu väga muljetavaldav, kui tegelikult raske ja kui hästi vastane hakkas tol hetkel mängima Ostapenko ja kuidas Anett suutis selle mängu enda kasuks lõpuks keerata, siis ma vaatasin, et ta on nagu olulise sammu edasi teinud ja eriti just liikumises ja kiiruses, kuidas ta päästab palle ja kuidas ta suudab koheselt rünnata, et see on ikka suur samm edasi, et ma olen Aloga nõus, et üks hetk need asjad juhtuvad lihtsalt, nagu ütles ka Viktoria Azarenka, et ega siis see, mis sa turniiril välja mängid, on ju kuskil sinu varasema töö tulemus, mitte see on lihtsalt selle tulem, et näha on, et Anett on teinud õiget tööd koos Nigeliga ja need asjad lihtsalt mingi hetk vormistuvad tulemusteks. Aga räägime Kaia Kanepist ka. Alustas ju vägagi ilusa võiduga 6-1, 6-2 Kateriina Siniakova üle. Võib-olla isegi üllatav, et see jõudude vahekord nii suur oli? No, selles suhtes, no kindlasti Kaia mängis hästi selle mängu, aga teise mängi jättis ikka kõvasti soovidav. Selles suhtes ma arvan, et oligi Kaial nagu natukene halb, et selle pika perioodi peale ta sai ühe mängu, mis ei olnud nagu mäng, on ju. Eile seal ka kommentaatoritega ma olin nõus, et Osaka suur pluss on see, et ikkagi palju mänge ja sõidetakse sinna võistlusrütmi jälle sisse. Anetilgi on täpselt sama. Ma arvan, siin üks tugev 13, 14, 15 mängu on tulnud siin 3-4 nädalaga. Aga Kaial oli see puudu ja ütleme, et see on nii väike asi, et sa pead tunnetama, et sa oled mõnusalt väljakul, et see ei ole nüüd 6 kuu ootamise tulemus, vaid see on selline üks tavapärane asi just, et ma lähen, teen oma parimat sooritust ja asjad. Ja muidugi õnnetuseks see Jabur on nii heas vormis ka. Jaburi vastu siis 6-7 ja 0-6. Jah, oleks võinud fantaseerida, oleks ta esimese seti kätte saanud tiebreakis 6-4, kõike võib juhtuda, aga seekord läks sedapidi. Seda sai küsitud ka Kaialt seal pressikonverentsil, et kui sa oleksid nendest 2 setpallist ühe ära kasutanud, kas sellest oleks võinud tulla teistsugune mäng, siis ta ise ütles, et väga ei usu, sest Jabur mängis ikka väga hea teise seti. Nõus. Ja natukene, ütleme, kuidas see öelda, see seti kaotusega Kaial läks natukene mast maha ja sellel tasemel mängudes, see on nii väike asi, mis paigast ära liikub.
oleme siin juba näinud meeste mängudest ja eile samamoodi Kvitova mängust on ju, kus üks oli tegelikult parem mängija väljakul, aga piisab, teine lihtsalt võitleb, punkt siin, punkt seal ja Rodgers on veerandfinaalis. Jah, vaadates ka 4 matšpalli pealt vist. Vaadates seda Kaia teist mängu, jah, mulle nagu jäi just nagu see mulje, et Kaia, see ei ole Kaia mäng, kus Kaia peab jooksma ja päästma hästi palju, et Kaia on ikka see, kes ründab, et ta pidi meeletult tööd tegema ja lõpuks ta mingi hetk ei olnud enam piisavalt kiire, tal oli päris raske. Et see liikumine ei olnud kõige parem, et jah, see vastane oli teravam. Et Kaiat me teame ju, Kaia on suur lööja, kes ikkagi ise jooksutab vastaseid, et kuidagi nii see mäng kulges, jah. No vastane mängis ka eelmine nädal väga hea turniiri. Vist, kui ma nüüd peast niimoodi tulistan, siis mulle tundub, et kaotas vist Azarenka läinud või? Kes on väga heas vormis praegust. Jah, veerandfinaalis Azarenkale. Jah, et Cincinnatis. et mina nagu natuke kartsin seda juba ette, sest ta lihtsalt mängib hästi praegust vastane ja mis seal ikka, see oli üks turniir, loodame kohe Prantsusmaa omad tulevad otsa. No jah, küsisime Kaialt, et kas ta Itaaliasse ka läheb, ta ütles, et ta vist ei jõua, arvestades, et sealt USAst tuleb natukene vara ära tulla, et seal Itaalias tahavad vist, et oleks juba homme kohal. Ta ütles, et teisipäeval peaks nagu kohal olema, see eeldab ka seda, et ma arvan, et Anett ei jõua sinna. Ma ei tea, kas mingisuguseid erandeid tehakse. Äkki tehakse mingi erand, jah? Ma arvan küll, sest see ei tundu muidu nagu väga loogilisena teise nädala samamoodi meestele, et kuidas ATP 1000 mängitakse, kui paarikümmend paremat mängijat ei lasta, nii et pigem ma arvan, seal on mingid erandid. Aga Kaia puhul tahan veel lisada, et Kaial on mänge vaja, tal on natukene vaja matše Aga ta ise pigem ei taha neid võtta, on nagu mulje, et nojah, seal, ma tean, et selle Cincinnatiga oli vist, et ta vist ei, et oleks ta põhis saanud, aga ta oli kvalis, et siis lihtsalt puht füüsiliselt ei jõudnud siin Ameerikasse või midagi sellist. Aga mina arvan, et tal on vaja seda. Mängupraktikat vähe lihtsalt ja sellepärast võib-olla see 7-6-6-4 tiebreaki olukorrad kipuvad ära minema. Aga vaatame siin naiste tabelile otsa ka. Naomi Osaka pääses siis veerandfinaali, kus tuleb kohtuda Shelby Rogersiga, kes üllatas Petra Kvitovat 3 setis. Teises veerandfinaalis, mis on juba selge, on Jennifer Brody, ameeriklanna Kasahhitari Julia Putintseva vastu, kes võttis siis tabelist välja Petra Martici. Ja ka teisel pool ei ole veel veerandfinaalil paarid selged, seal tuleb kõva lahing kindlasti Maria Sakkari ja Serena Williamsi vahel 8. finaalis ja Viktoria Azarenka, Karolina Muhova saab ka kindlasti olema Eesti fännide jaoks päris magus kohtumine, arvestades, et Muhova sai siin Anettile saatuslikuks eelmisel aastal French Openil. Ja Elise Mertens, Sofia Genin, ma arvan, et tuleb ka päris hea mäng. Nõus, nüüd on selline kummaline olukord nii meeste kui naiste tabelis, et tegelikult naistel on siis top 10-st 3 mängijat järgi ja meestel ka seisund väga segased. Mitte ükski mees ei ole Grand Slami võitnud kunagi. Ma vaatasin, et veerandfinaali mängib mitte edetabeli, vaid paigutuse 23 ja 26, kes siis reaalselt on 30-40 edetabeli kohad. Kes naistest jõuavad finaali? Minul on omad favoriidid olemas, ülevalt kindlasti Osaka. Alt, ma suhteliselt algusest peale olen pakkunud Azarenka Williamsi poolfinaali. Ing on veterani poolt, jubedalt tahaks Serena. 2018 finaali kordus, US Open. Oleks tore ja seekord lõppeks Serena võidu. Räägimata sellest, et võimalus rekordit püüda. 20 slämmi. Margaret Cordi 24 slämmi, 20 on Roger. Nii et see on veel muljetavaldavam tulemus. Jah, ja kõik selles Serena mängus, nii nagu ta selle viimase mängu nüüd peale kaotatud seti, mul on tunne, et ta on nagu vaimselt natuke tugevamaks läinud, et siin vahepeal need Grand Slamide finaali kaotused olid sellised, mulle tundusid nagu natuke pirtsutamise tulemused. Ja kahtlemata on see turniir palju parem mängu näinud. On kaotatud, suhteliselt kindla kaotatud esimese seti pööras ümber ja 2 seti kindlalt talle. Ja mina arvan ka, jah, kuigi Azarenka on heas vormis. Aga Serena kogemused, mida saab öelda, Azarenkal on ka neid kogemusi, mitte et ei ole, aga põnev.
tahaks seda poolfinaali tahaks näha küll, jah. Aga tuleme siis meeste juurde, tegelikult olid kuni täna südaööni oli konkurentsis ka 17-kordne suure slam'i tšempion Novak Djokovic, aga juhtus siis nii, et mängis ühe kehva servi game'i, jäi Pusta vastu 5-6 taha, ta selles game'is vist libastus ja natukene vist tegi endale viga ka ja pärast tuju oli natukene paha ja lõi selle palli, lõi siis sellise kaarega, et tabas naissoost joonekohtuniku kõrisse. Nägite seda laivis ka? Nägin küll, jah. Ütleme, et tähendab, seda laivis ei olnudki näha, et see pall just kõri tabas, aga laivis sa nägid ju mängijate näoreaktsioone. Kas sa said aru, et seal on kohe minek? No Nigu seda esimest kordust näitas, jah, ja noh, okei, selle joonekohtuniku kisa peale ka ja kõris kinnihoidmise, et siis oli aru saada, et ega noh, seal ma ei tea, kuidas see peakohtunik oleks seletanud, kui oleks Djokovicile ütelnud, et ära rohkem enam tee. See on nii kindel default, et Djokovic küll püüdis rääkida, natuke oli seal teksti kuulda, et ta ei teinud tahtlikult. Seal ikka keeleti põhja, et saaks ikka. Jah, et loomulikult kõik said aru, et ta ei teinud tahtlikult, aga Šapovalov paar aastat tagasi ka ei löönud tahtlikult, aga lõi teise kohtunikul silma praktiliselt välja, et seal pole vahet, kui sa võtad selle, muuseas eelmine aasta peaaegu sama asi oleks võinud Roger Federeriga juhtuda, 2018 Austraalian Openi, ma ei tea, kas tead selle olukorda või? Võid lahti rääkida? Kaotas game'i, hakkas jalutama oma istumiskoha poole ja täpselt samamoodi vaatamata tahtis lüüa nagu palli, tavaliselt nad löövad ikkagi taevasse üle tribüüni äärte. Aga ta lõi nii madalalt, et üle fännide pea mingi meeter või võib-olla oli natuke rohkem, aga ta lõi siiski täiesti jõust ja loomulikult ta sai hoiatuse sellest, aga ma ütlen, et see on, Sverev ütles selle kohta ka hästi, et Djokovicil enam hullemat ebaõnne ei ole saanud olla, et 5 senti kõrvale ja oleks tulnud tavaline hoiatus ja asjad, aga see õnnetu joonekohtunik sinna suunas ei vaatanud ja pall tuli ootamatult ja otse kõrvi ja nojah, punkt oli mängitud, sa võidki vaadata ringi, et see oligi niisugune väga halba aga muidugi müstiline olukord, kui te mäletate, siis 5-4 pealt Djokovic lõi ka täiesti jõust, lõi palli sinna ja Hawkeye vist kaamera poole pani ka jah, et see on uskumatu tegelikult, kuidas maailma esireket endale sellise asju lubab, et see on sõnul kirjeldamatu ja nagu Villander ütleski, et tema 50-aastase tennise ajaloo jooksul ta ei oska ühtegi paralleeli tuua, et ütleme, et lihtsalt rumalus, nii ei saa teha Grand Slami 16 hulgas. Riho, mis sinu reaktsioonid? Jah, nagu Alo ka ütles, ega see situatsioon oli äärmiselt õnnetu ja absoluutselt mitte tahtlik olukord. Sinna eelnes muidugi natuke selles mõttes kummalisi nüansse veel, et tegelikult see oli 5-4-30-0, kui Djokovic kukkus ja niisugune väidetav õlavigastusega, see tundus ka natuke kummaline minu jaoks, et ta juba oli natuke vist seal väikse kerise peal ja kuidagi nagu, ei olnud see nagu väga, väga loomulik see kuidagi see medikali võtmine ka seal, et ta midagi teda nagu juba eelnevalt häiris päris palju. Aga jah, ega seal ei olnud, tegelikult öeldi küll, et 10 minutit vaieldi ja räägiti, tegelikult otsus tuli ju koheselt, pigem turniiri peakohtunik lihtsalt viisakusest ju kuulas Djokovic'i ära ja ütles küll kurb olukord ja kõik, aga mis mind nagu natuke kripeldama jättis, oli tegelikult see Djokovic'i käitumine pärast seda situatsiooni, et kui sa selles situatsioonis räägid, et minu Grand Slam ja minu punkt, see oli natuke kohatu ja loomulikult ka siis pressi ees mitte vabandada, et lihtsalt minna ja autoks kinni lüüa ja ära jalutada. See oli nagu, sellega ta kaevas endale natuke auku, et sa tead neid reegleid ja see lihtsalt oligi halb õnnetus, aga see, mis pärast seda toimub, see on sinu teha, et selle koha pealt ma just tahtsin võib-olla ka mõningaid me teame ju neid olukordi on siin, Alo kindlasti ju neid õnnetuid olukordi on juhtunud veel ju, 83, kui Edberg mängis noorte juunioride US Openi finaalis ja tabas joonekohtuniku Kubeme piirkonda palliga, aga joonekohtunik selle peale kaotas tasakaalu, kukkus kukla peale ja 2 päeva hiljem suri,
et neid olukordi on ju olnud ja 2012, kui Nalbadjan mängis Queensi finaalturniiril ja läks reketiga, lõi selle joonekohtuniku reklaambänneri katki, aga sealt mingi tükk lendas vastu jalga ja loomulikult disklahv, ega seal midagi teha ei ole. No Edbergil ei olnud disklahvi selles Edbergil ei olnud tol hetkel. Mängusituatsioon. Tol hetkel ei olnud, aga ja siis, ma tean ka, siin oli ju paar aastat tagasi oli selline kurb juhus, oli, sa kindlasti võib-olla mäletad sellist Rootsi tennisisti nagu Patrick Rosenholm, ta küll mängis rohkem Futures tasemel, seal 300 ATP, aga mängis Challenger turniiril, ka läks niimoodi närvi ja viskas reketi fooni, aga siis mitte küll foon, aga siis oli nagu rohkem siis nii-öelda kangas või siuke pehmem kangas ja selle fooni taga oli teine mängija, kellel selle tulemusena oli 2 esihammast ja õmblemine ja mees lõpetaski karjääri peale seda. Et ma just mõtlen, et kuidas nüüd Novaki edasise karjääril siuke situatsioon mõjuda võib, et see võib päris ebameeldiv olla. Praegust on nagu minu arvates oma käitumise ja asjadega ta on nii palju eksinud viimasel ajal, ütleme, et see Adria Tour oli kõik fine ja tore üritus, on ju. Aga just see koroonapauk. Ütleme, et isegi koroona võib-olla ka õnnetu, neid pidusid ei oleks pidanud korraldama seal ja kõik nii edasi. Aga kuidas sa käitud, kui see olukord välja tuleb? Jälle põgenemine 2-3 päeva, jälle mingi kommenteerimine, siis tulla välja, faktiliselt küll vabandada, aga kohe seejärel öelda, et minu järel... Et oleks samamoodi teinud. Et minu järel on korraldatud mingi nõiajaht ja ütleme, lõpmatu üks süüdlase otsimine, sinna veel kõrvale vanemate ja ma olen absoluutselt nõus eile Eurospordi stuudio sellega, et need on ka põhjused, miks ta võib võita rohkem Grand Slamme kui Federer ja Nadal, aga temast kunagi ei saa Federer ja Nadal. Mina ise ennustan, ma ei tea, kuidas see reeglitega ja üldse nagu asjadega kokku läheb, et ta enam ei tule see jooaeg väljakule. Tuleb küll, ta on nii nahaalne. Ta on piisavalt nahaal, ma just tahtsingi öelda, et ta on piisavalt nahaal, et ta ei põe siukseid asju. Ma arvan küll, et võib nii olla. Ma arvan, ta on järgmine päev, järgmine nädal Roomas platsil, et kindlasti on tal praegust, jälle, eks sekkuvad mingid PIA-tegelased ja asjad, et eks ta jälle homme ilmub mingisuguse ilusa sellega, kui halvasti tal läks ja nii edasi ja kus ta väga harva näeb oma süüd asjadel. Ja aga see reaktsioon koheselt koha peal, see oli õnnetu, see ei ole midagi teha. Ekstreemselt rumal ja õnnetu. Tegelikult veel hullem asi oli 2005 Tim Henmaniga Wimbledonis, kodupubliku lemmik. Ütleme, et tollel ajahetkel ikkagi Inglismaal ainukene, kes oskas üldse tennist mängida, on ju. Ja Wimbledonis võeti maha vist esimese või teise ringi mängus, kuna selja tagant niimoodi lõi volle, pall põrkas võrku, selja tagant lõi ja samal ajal pallipoiss alustas jooksmist. Niimoodi, et ta ei näinud, et pallipoiss jookseb, aga jälle sa lahmisid palliga. Õnnetu, et pallipoiss sellel hetkel jooksis sinna palli ette, aga kodupubliku lemmik ja mitte mingit muud võimalust ei ole reeglite järgi. Lõid pihta, sorry, turniir on läbi. Ise mõtlesin, et oleks see Djokovic'i mäng toimunud kõrvalväljakul, mitte peaväljakul, siis poleks selle joonekohtunik olnudki, et ma ei räägiks praegu sellest. Automaatselt joonekohtuniku tabada pole võimalik. Aga mis te arvate, tuleb siit mingi trahv ka või? Ei, tuli juba. Tähendab, seal on automaatsed asjad, kui sellise asjaga võetakse maha, sa jääd ilma kõigist auhinnarahadest, mis tema puhul selle ringiga võrdub $2 miljonit, ei olegi väga väike. Kaasa arvatud punktid. Ja punktid pluss ja nii ATP kui kõigil on õigus veel eraldi määrata. Kindlasti saab väga korraliku trahvi, see on aegade jooksul tõuseb sellepärast, et ta pressikonverentsid see oli juba, jooksis läbi, minust oli kas 20 000. See juba oli ka, sellest on trahv määratud. Ja ma arvan, tal sinna $500 000 juurde koguneb ja võib-olla see proua esitab ka mingid haigla arved ja ega odav lõbu see tal ei ole. See PR Black kokku võib päris kalliks minna maksma, kui need otsesed summad. Rio, kui sa oled jälgid, kas antakse Twitteris teada, mis sellest naisest ta edasi sai? Ei, nii palju, kui ma lugesin neid artikleid täna hommikul, et kõik lihtsalt ütlesid, aga kõik oli korras, ta läks küll väljakut ära, kõik oli okei ja korras, aga... Mis Twitterit puudutab, head nalja nägite või? Kohe peale pool tundi seda, te teate kõik, et Kyrgios ja Djokovic ei saa läbi, eks? Aga nägite seda Kyrgiose postitust? Et küsimus, et mingisuguse mälumängu küsimus, et kui Kyrgios oleks tabanud, et mitu aastat disklahvid oleks saanud? 5, 10 või 15? Kyrgios ise postitas või? Tegi sellise mängu nagu, et vastuse variandid 3 tükki. 20 oli konkurentsitelt. See mees paneb ka üle alati. Aga neil on põhjust, neil on see omavahelist jagelemist on mitte vähe.
jah, aga meeste turniirilt, mis teile veel see turniir on silma hakanud, et mõne päris kõvad tipud on puudu, et siin räägitakse, et mõlemas turniiris räägitakse, et kes selle võidab, siis tuleks ajaloo annaalidesse tärn ikkagi juurde panna. Noh, ongi ju. Nüüd on see juba kindel, et sa pead silmas seda, et ei ole täisväärtuslik võit. Jah, ei, need tärnid unustatakse kiiresti. Siis me võime rääkida, et kui 20-aastane Del Potro võitis US Openi, et Federer lasi lõdvaks finaalis. Räägime siis eelmise aasta Wimbledoni finaalidest ja US Openidest, kus matšpallide pealt kaotada, kus tärne panna. Aga... Ei, kindlasti. Vaat jällegi ütleme, et kui meie Anetil on puudu mingi järgmiseks sammuks teha mingisugune mida me ei saagi sõnadesse panna, siis kogu selle Next Genil on puudu, tegelikult kui sa nende mängu vaatad, see ei ole ju halvem Djokovic'i ükskõik kelle mängust, Nadali, Federeri, aga ongi puudu just see. No see ise peeglisse vaatamise aspekt, ma lähen ja võidan selle lõpu ära, jah. Et selles suhtes on hea, et nüüd see juhtub, mina arvan kõigi asjade nimel oleks parem, kui see ei oleks tiim, kuigi erakordselt sümpaatne mängija, aga mina väga tahaks, et võidaks keegi see 19, 20, 21, 22 aastane Kott. Siin on, mina olen näinud isiklikult vaimustavaid mänge siin, ma ei oska seda tänase päevani selle Felixi perekonna nime kanadalase hääldada. Auger Alissime. Ma luban, et ma õpin selle ära, kui ta US Openi võidab. Aga lihtsalt vapustavad mängud tema poolt. Sverev tundub ekstreemselt hea. Ma ei taha siinkohal rääkida Tsitsipase ärakukkumisest, meeste tennises sellist juhtub ikka ekstreemselt harva. Aga samamoodi Tiafo ja minu vaieldamatu lendmik Medvedev muidugi temale mooja on 3 käega pöialt. Kes on ka supervormis, ma ei tea, kas ta 6-4 seti üldsegi ongi mänginud, kõik mängud on 3-2-3 või midagi sellist. Ja veerafinaalid 2 tükki samamoodi nagu naistes on juba selged, et Denis Shapovalov, kes siis vahetult enne Kontaveidi matši võitis 4 setis David Goffini, kohtub Pablo Carreno Bustaga, kelle võit Djokovic'i üle, võib-olla vääris ka väikest tärni, aga siis ja teises veerafinaalis Borna Djoric ja Aleksander Zverev. Kes sealt läbi tulevad? Minu pakkumine Zverev, Shapovalov ja finaali Zverev. Aga teisel pool on seisud veel üpris lahti ja nagu sa ütlesid, et väga lahti. Ainukene, keda ma julgeksin siin siiski poolfinaali panna on Medvedev ja ega vist midagi ei ole teha, noortel vist tiimi vastu seda kogemust panna ei ole. Nii et Medvedev tiim poolfinaal, mina näeksin ja väga tahaksin Medvedev Zverev finaali. Aga US Openil on väga palju kõneainet pakkunud ka ikkagi see koroona teema, millest ei saa üle ja ümber ja ühe positiivse mängija nad võtsid ka sealt hea koha peal kõik. Hea koha peal kõik. Ja ühe positiivse mängija võtsid ka siis sealt välja ja see oli siis Benoit Paire, jah. Ja võib-olla Benoit Pairist veel kehvemini läks tema lähikontaktsetel, kes siis tuvastati ära, keda seal oli kuskil 7-8 tükki ja üks neist oli Kristina Mladenovitš ja seal oli veel Kirsten Flipkens ja mõned mehed ka, kes siis pandi omakorda mulli sees mulli ja sunniti nad konkreetselt ainult hotelli ja väljaku vahel käima ja nurinad selle kohta on ikka tulnud vasakult ja paremalt. Mis te arvate, on nad selle mulli haldamisega seal korraldajad hakkama saanud? Suures osas küll, nii palju kui mina olen kuulnud, et lõppude lõpuks on ikka raske, seal on teenindavat personali palju ja asjad ja nii palju, kui ma neid mängijate intervjuusid ja asju olen kuulnud, et neil seal kohati seal hotellis päris lõbus, loomulikult see on selline eriolukord ja igal juhul absoluutselt kõik mängijad on, ma arvan, rohkem, välja arvatud need, kes ei lendagi kohale, on ikkagi kõigil on hea meel, et see üritus toimus. Tennist hommikust õhtuni lõhkuda ilma võistlustest, et peab ikka tore tahtmine olema, aga ütleme, et igal juhul parem, et see karussel käima läks ja mina ei tea, mis sellest Prantsusmaast saab praegust, ma ei tea, aga ma väga, väga tahan loota, et ära ei jää turniiri. Kuidagi vaikus on sealt poolt, et siin koroona aja keskel teatate küll, et tahame teha publikuga
täituvus on pool, aga nüüd on jälle kogu Euroopas ju numbrid üleval ja Nad võivad kas või üks päev ennem öelda, et publikut pole ja kõik ja publiku, muidugi sealt on ka nii mõningad miljonid raha saada, aga korraldajate jaoks on ikka muud asjad natuke tähtsamad, teleüleõigused ja nii edasi. Eks sellepärast selle US Openi ka kindlasti taheti, kuulu järgi oli vist 250 miljonit telelepinguid ja kui sul tagasi küsitakse selle raha, see nagu väga fun ei ole. Et ma arvan, et tennis jääb toimuma küsimustega ainult, ma ise korraldan praegust 2 nädala pärast 2 juba väga suure traditsiooniga rahvusvahelist turniiri ITF ja Tennis Europe. Täitsa naljakas on, kui turniiri direktorina niimoodi iga päev meili, täna hommikulgi vastasin jälle, et mis need koroonatingimused, kes saab sisse, kes ei saa sisse. Aga mis need on sul siis? Ei ega mul rohkem ei ole kui Vabariigi Valitsuse juhtnöörid ja siis ma pean neile kogu aeg vastama, et mis tingimustel, kuidas nad siia riiki saavad tulla. Ja jällegi, turniir toimub igal juhul, võib-olla toimub ainult Eesti, Läti, Leedu, Soome mängijatega, aga igal juhul toimub ja noorte turniirisari läks ka nüüd eelmisest nädalast lahti, eks meie mängijad mängisid, Laial võitis turniiri Jeepajas ja ma arvan, et tennist enam lukku ei panta. Jah, mingite piirangutega nõus, aga ühte sporti, ka teisi alasid, ma arvan, täielikult lukku ei panta, leitakse mingid lahendid, selge sinna, et lipsavad sisse koroona juhtumid, et sellest ei saa üle ega ümber, ennem kui mingid vaktsiinid ja asjad on, et see jääb. Mis seda USA mulli veel puudutab, siis 3 päeva tagasi vist oli uudis, et need lähikontaktsed Benoit Pairil peavad veel 7 päevaks jääma USA-sse peale turniiri, et ei saagi Itaaliasse siin näiteks Mladenovitš minna, kes on ju naiste paaris mängus esimese asetusega ja praegu vist 3. ringi jõudnud. Et see ei ole mitte ainult selle mulli probleem, vaid kandub ka natuke kaugemale. Ja kindlasti tuleb ootamatuid mahavõtmisi kuskil, kellegil jäi jälle mingi lähikond haigeks kuskil, pannakse see juhtub, mis teha. Aga need asjad on igal juhul kõik paremad, kui üleüldse sari jälle peatada. Jah, ma olen nõus, et see ükskõik mitu mulli sees on veel, aga just ma rääkisin ka siin, kui Eesti-Läti matš oli, rääkisin Ernest Kulbisega, küsisin ka seda, et kuidas sa ennast vormis hoiad, sest tegelikult ikka motivatsiooni on väga-väga raske leida, et sa hoiad mingit taset, aga see on ikka mängijatele praegu ikka tohutu teene, et tuur lahti läheb, sest et ütleme nii, et väga paljud võib-olla vanema generatsiooni mängijad mõtlevad karjääri lõpetamisele, mida sa teed, selleks, et hoida mingit vormi, pead sa meeletult tööd tegema ja sul ühtegi väljundit ka veel ei ole. Kõige õnnelikum on vist Federer praegu. Absoluutselt jälle. 100% täkkes ennast heasse vormi. Ja vist tuleb siin meelde tuletada Novakile, et järgmine turniir on mehed kohal jälle, nii et järgmine Grand Slam. Jah, seda enam neid USA mänge tühja tribüünidega vaadates tundub ikka ime, mis sa, Riho, siin Tallinnas said korraldada, eks? No see oli lihtsalt tohutu suur lotovõit kõik kokku, et lihtsalt vedas kõikide asjadega, et see ajastus momendil koroona hästi maas. Täpselt, ja me nägime ikkagi päris tennist, et korraldada mingi showmäng suure raha eest lihtsalt mängijatele, see on midagi muud hooaja lõpus, aga näha sellist näljast mängutahet. Ja ütleme, et siia lisandus natuke motivatsiooni ka, kui on lihtne näidisturniir, siis tegelikult tehakse pulli. Aga kõik ju hakkasid turniiridele minema. Aga vaata, siin on üks asi turniirid, teine asi ikkagi Eesti-Läti. Ja põhimõtteline vastasseis. Kes see tahab naabrile kaotada? Ma usun, kõik need 4 tüdrukut tahavad mõelda, et nad on Baltikumis parimad. Kulbis mõtleb seda niikuinii ja tõenäoliselt ongi, mitte kauaks küll. See oli kusjuures ma olen seda mainid ka, et see oli Läti tüdrukute idee ju, minu esialgne idee oli, et esimesed mängijad esimestega, teised teistega, aga Läti tüdrukutest me tahame kindlasti mõlematega mängida. Just, et jõle palju mänge tuleb, aga et vahet ei ole, me tahame kindlasti mängida. Et see oli ju mängijate sportlaste jaoks ekstreemselt pikad, rasked päevad, aga ega taheti kindlasti ennast testida, et mis seisus keegi kuidagi on füüsilise asjade ja nii edasi ja meie tüdrukud tulid, ütleme niimoodi, et maailmaliiga võistkonna vastu 5-0. Päris hea tulemus, jah. See ainult näitab, kui Fed Cupil tüdrukud oleks koos mängid, kus me võiks ja peaks olema, aga nüüd me tõenäoliselt räägime sellest võiks vormis. Ja paar päeva arvutavad paari ja suudavad ka päris hästi mängida. No, ma arvan, et selle satsiga maailmaliigas, kus mängitakse 4 üksikmängu, polegi paari vaja. Kuidas teile tundub, kas selline poolik hooaeg annab Kaiale motivatsiooni teha ka üks korralik täishooaeg? Me teame, et ta lõpetamine on lähedal. Kui vaadata kogu Kaia karjääri, siis neid täishooaegu on tal väga vähe üldse olnud.
noh, siin ei mäletagi, et sellepärast ju praktiliselt me pole kunagi näinud ju Kaia nagu maksimaalselt rankingut, palju on ju räägitud, et potentsiaalselt oleks võinud 3.-4. reket olla, aga ta pole ju kunagi tervet hooaega praktiliselt mängida saanud. Küll on treenerite vahetused, küll on vigastused, noh, me oleme kordades näinud teda ju, kui ta tuleb, mängib $50,000 turniiri, siis $100,000 turniiri ja siis on Grand Slami veerandfinaalis, noh, see on ju ta karjääri jooksul nagu mitmeid hooaegu nii olnud, et noh, tema puhul see kahjuks nii on olnud, jah. See on see kogu pakett, mis mängijal on, eks ju, et ühes asjas oled sa väga hea, muud asjad on nii, nagu nad on. Et tuleb sellest võtta maksimumi, jah. No, mina isiklikult arvan, et järgmisse aastasse vaadates see natukene sõltub, kuidas Kaial siin sügisesed turniirid lähevad. Et noh, kurb öelda, et Kaia puhul peab arvestama vanust, aga on ka seda Federer korduvalt ütlenud, et of course ta ei pingutaks, kui ta kaotaks esimesi teisi ringe. Sa ei leia nendeks piinavateks treeninguteks 40-aastaselt, sa ei leia motivatsiooni. Aga kuna ta on kindel ja eelmise aasta Wimbledon näitas, et ta võib veel Grand Slamme võita, noh, teatud kattel muidugi, loomulikult ta ei võidaks Roland Garros. Aga muru peal miks mitte? Kas või järgmine aasta, võib-olla veel ka ülejärgmine aasta, kuigi üle olümpia ta tõenäoliselt ei mängi. Et sama asi kehtib Kaia puhul. Kui need esimese teise ringi kaotusi tuleb, siis ma arvan, ka see motivatsioon kuskil saab otsa. Aga vaata, vanusega on ka teatavad eelised, et mina Kaia puhul olen märkanud seda, esiteks muidugi tema füüsiline vorm ei ole kunagi nii hea olnud, nagu ta täna on. Ja mingid teatavad elemendid isegi, ma vaatasin siin Tallinnas lõi stoppe ja asju juba ja niisugust asju, mida tema puhul pole väga palju varasemalt näinud. Tarkust lisandub. Tarkust on lisandunud, selle asja nimi ongi kogemus. No just täpselt. Aga ma veel kord kordan, mida vanemaks sa saad, seda raskem on keha hoida vormis. Ja selleks tuleb leida motivatsioon kuskilt. Ja motivatsiooni annavad võidud. Ma viskan siia sellise fantaasiaharjutuse, kui Kaia ja Aneti parimad omadused kokku panna, aga me saame maailma esireketi. No jah, millist maailma esireketit nüüd võtta. Steffi Grafi tasemele me ei küündiks tõenäoliselt, ütleme, vist tõenäoliselt Serena tasemele ka, aga maailma esireketeid viimase... Osaka saame kokku? Saame küll, muidugi. Natukene Anetile seda Kaia Powerit juurde panna ja kahtlemata, üleüldse mitte kahtlust. Ja neid maailma esireketid on olnud praegust viimase 5 aasta jooksul igasuguseid. Nendest on praegust meie tüdrukud teatud olukorras isegi ilma kokku panemata paremad. Et ma ütlen Aneti puhul veel kord, natukene õnne, natukene tabelite asjadega õnne, õige mäng, õiges kohas õnnestumine, võib-olla mõni turniirivõit, väiksem turniirivõit, see lisab metsiku enesekindluse, kuskil kas või tänu tabeliga roomata läbi Grand Slami kuskil poolfinaali või asjad ja olek on teine, enesekindlus on teine ja siis võib ka Grand Slami finaali võitu oodata, miks mitte, no Ostapenko, no ei ole nii kosmoseteadus. Jah, ma olen Allaga nõus, et jah, tema puhul võib-olla statistika räägib ju enda eest, et lihtsalt ükskõik kui madalad VTA turniirid, aga võiks vahepeal turniiri võita saada, et selleks ei ole puust edasi, et saaks natukene seda tunnet, et ma saan nädala lõpus karika pea kohale. Et ei tekiks Kurnikova varianti, kes mängib kihvti karjääri top 10 mängija. Looks good, but never wins. Jah, just ühtegi turniiri Pokeri käsi. Tead seda pokeri kätte? Anna Kurnikova. Ace King. Looks good, but never wins. Just. Aga selge, tõmbame US Openi juttudele praegult joone alla, vaatame, kuidas see turniir edasi läheb. Aitäh, Alo, et said siia tulla, aitäh, Riho, et sa mul kogu aeg siin oled. Tuletan meelde, et kellel on mugavam kuulata meid SoundCloudist, iTunesist, Google Podcastist, Apple Podcastist, siis seda saab teha. Vajutage ka subscribe'i nuppu, kui tahate saada teavitusi, kui meil uus saade on üleval. Ja lõpetuseks meil on ka meiliaadress tennis@delfi.ee, saatke sinna küsimusi, ettepanekuid, mida iganes süda lustib. Aitäh ja ilusaid tenniseelamusi järgnevateks nädalateks. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.